Ma ei ole kindel, kuidas see asi siin välja nägema hakkab, sest et see ei olnud mu kaardil 2025, et ma hakkan neid vlooge tegema. Ja ma ei oska kuidagi alustada, ma ei taha öelda seda, et tere tulemast minu kanalile, aga ma alustan siis sellest, et minu nimi on Kerli ja tule seikle minuga lihtsalt täna kaasas. Ma just lõpetasin viljahooaja, mul on esimene selline vaba päev, kus ma ei pea enam öögraafikus olema ja ma lähen siis natukene, kuidas ma siis ütlen, rahulikuma tempo peale. Siin on päris palju tulemas, sest et on üks teekond, mida ma tahaks jagama hakata, mille tõttu see üldse siin võib-olla tuli, et hakata seda tegema, sest et kunagi lastel on äkki põnev vaadata. Võiks tegelikult enne lastest alustada, aga kaugemal on alati parem mõelda. Ehk siis praegu ma tegelikult valmistun selleks, et ma lähen jõusaali. Sest first things first, on ju. Teine asi, mida ma võib-olla pean ütlema, on see, et mul võib tulla päris palju sellist eesti-inglise segu, sest et paratamatult on läbi aastate juhtunud see, et ma lihtsalt ajuliselt juba mõtlen asju inglise keeles, aga samas ma olen proovinud ikkagi eesti keelt harjutada. Nagu ma siin olen, ehk siis kui mu vigased laused ja asjad tulevad, siis ärge palun vangeid. Mis selle poolega on, aga see pats tuleb kuidagi mitte nii, nagu ma tahan, aga ma ennustan, et täna tuleb üpriski selline rahulik päev, sest et tuleb koristamist ja ettevalmistus siis ka homseks, sest ma lähen tagasi siis oma vanasse töökohta, kes siis veel ei tea, ma olen Austraalias olnud 2 aastat ja enamus ajast olen töötanud siis labori assistendina ja 2 korda ka viljahooaega teinud. Esimene aasta olin grain handlerina ja teine aasta olin siis samplerina. Ma räägin nendest töödest natukene mõnes teises osas. Samuti ma olen ka töötanud tava sellises farmis, kus ma olin siis pereemale abikäsi ja ühe korra töötasin ka baaris, mis siis oli enne, kui ma puuvilla hooaega alustasin ja ma hinge sinna maha müüsin, sest et 3. aasta tuleb. Ei, tegelikult mulle meeldib, see töö on nagu väga põnev ja väga palju on saanud õppida ja see on kindlasti üks töökoht, mille kohta ma olen öelnud, et elu hoiab ja on väga jopanud, sest et tõesti on päris põnev olnud, ei ole selline tavapärane puuvilla hooaeg, on olnud selline, kuidas ma ütlen, põnev olnud on. Ma kahjuks ma ei tea tegelikult, kas ma saan kunagi teile näidata seda sisu, sest et ma ei ole päris täpselt aru saanud, kas me tohime filmida või ei tohi filmida. Aga ma vaatan, äkki 3. aasta muutub midagi ja kui muutu, siis lihtsalt peate leppima sellega, et ma räägin sellest. Ma ei saa rääkida kohamalt esedaga. See on hommik. Päike paistab ja kui sa ei tea, mida öelda. Üks asi, millele ma olen väga palju hakanud fookust panema on naana, sest et kui ma saaks midagi nooremale endale öelda, siis ma ütleks seda, et oleks neid targemaid otsuseid kunagi teha, aga it's okay, me kõik õpime ja pole veel hilja, sest et ma ei ole veel ühe jalaga hauas, nii et äkki saab veel päästetud olla. Näonaha osas ja kõige selles hetkeseisuga ongi üldse praegu nagu fookus väga palju seda niisutada, sest et näonahk on muutunud päris kuivaks siin ja ma ütlen ausalt, ega ma ei ole mingi mega palju fookust pannud sellele üleüldiselt varasemalt ka, mis võib-olla on see koht, kui ma saaks midagi nooremale endale öelda, siis see oleks see, mis ma võib-olla nagu ütleks talle, aga samas, nagu ma ka ütlesin, siis ma veel ei ole poole jalaga hauas, ehk siis ma praegu väga palju olen katsetanud selliseid väga looduslikke ja siis olen ka katsetanud selliseid populaarsemaid tooteid ja ma pole veel leidnud seda, mis mulle sobib, aga ma olen siis sellel, mis see sõna on eesti keeles siis teekonnal, et vaadata, mis sobib ja mis ei sobi. Kuigi ma arvan, et sa võid leida midagi, mis sobib, aga saa jooksul sa lihtsalt muudad, sest et erinevad koostisosad ja nii edasi, nii edasi. Ma peakski ära tegema oma voodi. Tavaliselt ma teen selle suht kohe, kui ma ärkan, aga täna on lihtsalt olnud väga laisk hommik, sest et sellist hommikut ei ole päris ammu olnud ja siis ma vahetan riided ja me läheme jõusaali. Enne kui me jõusaali lähme, siis me võtame kohvi, sest et ma ütlen ausalt, see rahakulu, mis mul kohvi peale läheb, ma tahaks seda tegelikult kokku arvutada, et võib-olla natuke aru saada, et äkki ei ole vaja nii palju kohvi väljast osta. 2 tundi hiljem sain lõpuks kodust välja. Ma ütlen ausalt, ma ikka väga korralikult uimerdasin täna ja päike on päris ere. Mõttehetke sellest, ma pean hakkama oma autot koristama, ei ole just kõige meeldivam, sest et ma tean, et
sest siin tuleb päris palju tööd teha, aga vaatame, kui kaugele me jõuame. Ühesõnaga, see on tuleviku probleem, kohvi ja trenni. See muusika ja kohvi. Elu ilus. Ma jõudsin lõpuks jõusaali ja just alati kõige veidram on see, et kui sa filmid ennast kuskil avalikus kohas, siis me saame sellega siin tööd tegema hakata. Aga mul on see nädal, on siis viimane deload nädal, mida ma olen teinud siis paar nädalat, sest töövahetusega lihtsalt keha läks päris nõrgaks. Ja järgmisest nädalast hakkab siis uus kaavihta. Ma arvan, üks asi, mis praegu hakkab suht palju rolli mängima, on see, et kui täielikult nagu öövahetusest välja tulla, siis keset päeva lihtsalt ma tunnen, et ma väsin täiega ära, mis juhtuski nüüd peale jõusaali ja ma ei taha nagu üleliia kofeiini tarbida, nii et ma pean powernap'i tegema nüüd, et ma saaks ülejäänud päevaga edasi minna. Kuna mu plaan oli magada tund aega, siis ühest tunnist sai 3 tundi. Ehk siis enamus asjad, mis ma täna planeerisin teha, siis need lähevad suure tõenäosusega nädalavahetuse peale, sest et ma olen nüüd kolmapäev, neljapäev, reede uuesti tööl, aga ma tahaks täna umbes 9 aega magama minna. Ehk ma tahtsin enne seda öelda, et mul sai telefonil mälu täis ja ma ei kujuta ette, kuidas ma seda lahendama hakkan, sest mu telefon on juba mälu koha pealt päris fullis. Seisuga ma tegin siis selle, et ma tõmbasin päris palju riideid kapist välja ja hakkan neid sorteerima. Ehk siis mul ei ole tegelikult mingi mega palju riideid alles enam. Ja ma tahaks päris palju ära ka visata, sest et ruumi on vaja uuele tekitada. Ja siis ma olen vähemalt ühe osa täna ära teinud. Kuna ma tegin oodatumast vähem asju, kui ma arvasin, siis ma nüüd teen õhtusöögi ja siis suure tõenäosusega lähen tagasi magama. Tänases menüüs ei ole meil väga midagi põnevat. Hapukurk, kurk, tomat, sibul ja siis hommikul ma tegin vorste, mis jäid alles siis. Hommikused sammud on ka vaikselt tagasi tulemas. Ma mõtlesin eile, et ma teen nagu päevavlog ühest päevast, aga mulle tundub, et see tuleb mitu päeva kokku. Mul on väike seltsiline kaasas täna. Ma ei tea, kas ta hoiab sammu või pidurdab sammu, eks seda ole näha. Ja teine asi, no see päris seltsiline ei ole, aga üks asi, mis nende prügikastide või tänava prügikastidega on mega veider, on see, et need ei ole nagu iga nurga peal nii nagu ma ei tea, sa oled Eestis võib-olla harjunud. Ehk siis ma lähen väikse ringiga, sest et ma tahaks need kakakotid ära visata ja mitte terve tee neid kanda, sest ma tahaks ka kohvi võtma minna, aga mul pole nii palju käsi, õnneks või kahjuks. Hommikusammud on tehtud ja käisin pesemas, sõin natukene ja siis nüüd ma lähengi tööle. Põnev. Ma ütlen ausalt, mu ajul ei ole jõudnud praegu järgi see, et saabki nagu rahulikult olla. Kell 8 saab tööle minna, kell 4 saab lõpetada. Nagu saab tavarütmi minna versus see, et sa lased, ma ei tea, öövahetust 12 tundi või kes teab, mis iganes graafik ette toob. Meil on esimene, ma ei tea, miks ma ütlen meil, aga mul on esimene jooks peale harvestit tehtud. Oodatumast oli palju parem või ma arvasin, et on raskem, sest ma pole umbes 4 nädalat jooksus käinud ja ma just jooksin 5 kilomeetrit ajaga 36 minutit. Jäi, vaadake, kuidas päikseloojang. Juhu! Hommikul väike kohviring. Papi, mis teed? Ootad? Ma teeks talle pai praegu ka, aga mul on kohvitass teises käes. Ja siis ma kõnnin siia. See väike selts on oma parimat eluelamus. Ma ei ole kindel, kas talle kaamerad meeldivad või ei meeldi.
kuidas ma siis ütlen? He always wants water from me. Yeah. Hello. I want to Hi. get James, but I can't catch him. He does keep running away from me. James, Did you got James? I got James. Yay! Oppa! Just be careful with your head. Teate, mul läheb vlogide juures alati see meelest ära, et teoreetiliselt vlogides vist peaks rääkima, onju. Aga ma vajan lihtsalt filmima ja siis väga ei räägi midagi. Ma arvasin ausalt öeldes, et podcasti filmimine, ma räägin, podcasti filmimine ilma kaamerata oli keeruline ja, või on, tähendab siiamaani keeruline, siis see siin on isegi veel keerulisem, sest et ma tunnen, et ma nagu kuidagi tahaks kõike korraga ühte videosse panna. Mina niisama. Lumi, where are we going? With the chicken. Yeah! Poppy, what are you doing? Fly like a bird. I don't know where my home is. I don't know where my soul is. I like a bird. Fly like a bird. I don't know where my home is. I don't know where my soul is. I'm doing it. Yeah. Yes, so much. Good boy. So big. Okay, Bobby. Okay, you can get up. Okay, up. There you go. You can hop up now. Good boy. Would you like to hold his lead? You can hold his lead if you like. Mul on plaan siis selline, et teha aktiivne detsembrikuu ja ma tahaks 31 päeva järjest jõusaalis käia, eks ma teen erinevaid asju, mitte ainult jõudu ja kardiot. See on selline distsipliini väljakutse, mis ma ise endale tegin, sest et miks mitte, ja see päike on nii ere, et ma reaalselt ei näe mitte midagi. Ma tulin praegu siis poodist, mul on vaja vett osta, aga siis ma läksin kõige tühjemast vahest, sest et ma endiselt ei julge filmida niimoodi, et inimesed on ümber või no ma ei taha võõraid väga palju peale ka jätta. Aga tegelikult saladuskatel ma ütlen parim vesi ja ma kardan filmides, kui inimesed on ümber. Ma alguses mõtlesin, et ma ehitan selle video kuidagi teistmoodi ülesse, aga kuna mul on plaanis tegelikult 2027 lavale minna ja see on see põhjus, miks ma üldse vlogima hakkan, sest ma tahan seda teekonda peale võtta, aga siis see kord te saate lihtsalt tükikesi mu nädalatest või nädalavahetusest seni, kuni ma saan siis selle jooksma panna, sest ma tahaks teha eraldi, kus ongi näiteks mingid rohkem fokusseeritud trennile, toitumisele, mida söön, millele praegu keskendun, kuna selleni on poolteist aastat umbes aega, siis hetkel me keskendume natukene teistele asjadele, aga et siis ma tahakski seda rohkem peale võtta või see oli kogu idee, aga siis ma tahaks natuke nagu tavaelu ka sisse tuua ja siis hetkel mulle tundub, et siin ongi rohkem tavaelu, sellepärast et ma ei osanud, kuidas ma ütlen, ma tahtsin, et see nagu loogiliselt peale jääks, et loogiliselt oleks, aga siis ma ei suutnud kuidagi seda kokku panna, sest et liiga palju materjali tuli järsku korraga, ehk siis see tuleb siin lihtsalt sisse juhatav. Tere tulemast Austraaliasse.
kuna homme on reede, siis mul on viimane tööpäev see nädal ja siis ma mõtlesin, ma teen kähku söögi valmis ja kui te arvate, et ma teen mingit räiget rooga praegu, siis ma ütleksin, et mu need kokkamisskillid on alla peastate aina paremaks läinud, sest et see peaaegu ongi see toit. Praegu siis enamasti ma toitun suhteliselt tunde pealt, et mille isu on ja põhjaks on tavaliselt liha, vahepeal ka kala, juurviljad, puuviljad, piimatooted ja mul ei ole päris see, et ma ei söö nagu üldse magusat või üldse ei proovi midagi, et kui ma ei tea, keegi on küpsetanud midagi või ma ise olen küpsetanud ja ma tunnen, et ma tahan, siis ma nagu söön, aeg-ajalt siin-sealt olen proovinud mingeid asju, ma ei tea, keegi teeb kartulisalatit, siis olen ka seda söönud, aga ma pakuks, et selline 90% ajast mu toit näeb päris üksluine välja. Kuna meil on mangohooaeg praegu, siis ma lõikan paar mangot ja mul on ka siin arbuusi. Puudutab üldse seda toitumise teemat, siis mulle väga meeldib kokata, aga kui mul on suhteliselt kiire periood või mul on palju teha, siis ma olen võimalikult lihtsaks oma elu teinud ja siis kui mul on seda rohkem aega, mis enamasti ongi näiteks nädalavahetused, siis ma kokkan ja kaunistan ilusti ja panen kõik kausi sisse, mitte, ma ei tea, söön praegu niimoodi. Ma lisasin munaga siia luksusliku toidu sisse. Nii, meil on aastasöök valmis. Ma ei tea, näeb nagu liha ja muna välja. Kuna see terve vlog on nii palju neid segamini klippe täis, ma ausalt ei teagi enam, mis päev midagi on. Aga täna on reede ja kui ma natuke kõrgema olen, siis mul on rooskem peale. Mulle meeldis mu kaamera pöörest, ei näinud aega niikuinii, aga ma proovin 60 minutit täis täna teha ja siis ma olen koju magama. Mul on 2 jalapäeva tehtud see nädal, 1 ülakeapäev ja ma ei saa, kas inimesed suudavad rääkida samal ajal, kui see trepi juba kõnnis, sest et reaalselt ma ei mõtle. No nii, 10 minutit on jäänud. Ausalt öeldes tahaks seisma jääda. No nii, viimased 20 sekundit. Jee! Väike paus. Talle väga meeldivad pingid. Ma ei ole kindel, kas ta arvab, et ta on inimene või mida ta arvab või kes üldse teab, mis väikse koera peast toimub. Aga siin me teeme väikse pausi. Oleme 6 päeva järjest jõulutamas käinud. Täna on laupäev, siis mõtlesin, et tulen teen ikkagi hommikusammud ära ja Preilil vaja korra puhata. Sest et ta elab oma kõige raskemat elu praegu. Ja siis lähme võtame kohvi ja siis ma viin koera koju ja lähen teise. Ma ei saa nimetada seda külaks või tähendab, ma saan nimetada seda külaks, ma tahtsin öelda linna alguses. Aga siis me lähme teise külasse jõusaali. Veidra nagu küla öelda, sest et Eestis raudselt ütleks selle kohta linn või midagi. Hei! Kõige raskemat tööd teeb. Juh. Ma ei tea, kuidas teiega lood on, aga ma ei tee seda siis, kui mul mingi mega kiire on või üldse nagu kiire on, aga ma olen täheldanud, ma teen seda enne jõusaali, pärast jõusaali, sest et enamasti see on suuresti mu graafik praegu, on ju, enne tööd ja niimoodi ei tee. Mulle meeldib reaalselt autos istuda, vahest on see, et ma kuulangi lihtsalt mingi 15-20 minti lihtsalt muusikat, mida suure tõenäosusega kuuleb terve küla ja või siis ma lihtsalt vahepeal istun vaikuses ja vaatan liiklust, sest et miks mitte? Ma ei tea, nii random lihtsalt, ma ei ole seda võib-olla niimoodi täheldanud või ma ei ole mõelnud selle peale, aga siis ma täna lihtsalt tegin seda samat asja, siis mõtlesin, et ma olen seda reaalselt vist mingi 2 aastat teinud juba. Eestis ei teinud, sest mul ei olnud autot. You sure? Yeah. Praegult on siis lood sellised, et ma lähen oma sõbrannaga siis koertekooli, sest et miks mitte. Aga enne seda, taaskord, nagu me kõik oleme aru saanud, on vaja kohvi võtta. Kohvi on käes. Ma ei saa aru sellest, kuidas ma korraga ütlesin seda, et ma ei suuda kohvi ilma piimata juua, sest ma olen seda elu jooksul tegelikult veel teinud. Ja nüüd ma saan uuesti seda teha. Ühesõnaga, tegelikult peaks auto käima ka manama. Aga tegelikult on see, et mul on vaja tankima minna, sest et jah, muidu võib-olla tagasi ei jõua.
sinna jõuaks tegelikult, aga tagasi võib-olla on keeruline. Ja siis jah, ühesõnaga siis on nii. Ma tunnen, et ma ikka veel magan, sest et mul oli veits siuke katkendlik uni. Jah, ma mingi hullult mõtlen, ma olin eile, ma mingi rääkida, kui ei oska lihtsalt. Ma vaatasin eile lapsi ja siis ma olin diivani peal magama, aga siis nagu märkasin üles ja siis magasin auto vähemalt teaks, kui pidu peab käima hakkama, ühesõnaga ma olen tankima. Mul on alati tegelikult see kõlar on põhjas, kui ma autosse istun. Ma ükskord, siis kui ma sõbranna autoga ka sõitsin, siis ma oleks ka peaaegu kõlari põhja jätnud, aga siis mul tuli meelde, et tal on lapsed ja võib-olla ei peaks traumatiseerima neid. Aga võib-olla oleks. Okay. Auto tankimine. Väga tore. Ma tegelikult ei tea, kas siin on midagi kuulda, kui ma midagi räägiks, sellepärast ma midagi ei räägi. Tegelikult mul on hästi palju materjali, kus ma olen filminud, aga siis ma ei räägi midagi, siis ma ei saa kasutada seda. Ühesõnaga, see on see. Paak on täis. Mul on nii, et ma tangin nädalas 2 korda, sest ma sõidan suht palju edasi-tagasi. Ja kuni ma auto tööle panen ja see siin plastima hakkab, siis ma kunagi rääkides sellest tankimisest, siis ma kunagi tegin niimoodi, et ma tankisin iga natukese aja tagant, sest et ma kartsin, et paak saab tühjaks. Ma vahepeal mõtlen, et elu on ikka nii random. Kell on 10:18 hommikul pühapäeval ja ma istun ja vaatan lihtsalt, kuidas koerad õpivad. Ma ei tea. Ma ei ole kindel, kuidas kommenteerida seda. Ei, tegelikult on lahe. Mulle meeldib. Saab ise tulevikuks harjutada. Kui koera tahad võtta, siis juba ma olen saanud suht hea koolituse hetkeseisuga koerte osas, sest et ma olen saanud Popi kasvamist näha alates sellest, kui ta majja tuli, mis on mega nunnu. Ja laste kohta olen saanud päris palju õppida. Väga huvitav on. Elu on väga huvitav. Ja, tegelikult peaks teisele poole minema vaatama, mis teevad. Stay. Tessa, come on. Tessa, come on. Lugu on meil nüüd selline, et koerakool sai läbi ja väga fun oli. Nagu tore on näha kuidagi, ma ei tea, mulle meeldivad loomad üleüldiselt, eks mul oli väga lõbus. Ja nüüd ma lähen jõusaali ja siis pärast jõusaali ma arvan, et ma väga suurt midagi ei tee, sest et ma peaks seda vlogi ülejäänud osa kokku panema ja siis ma arvan, et ma hästi ei tee mitte midagi, sest et pühapäev on, või tegelikult ma peaks food prepiga tegema, sest homme on tööpäev ja jah. Ma arvan, et äkki ma panen selle vlogi täna ülesse. Kuigi mul on veits see tunne, et ei taha. Sest et see on kuidagi, ma ei tea, ma olen nii mõelnud selle peale, et kas, sest et ma alles otsin nagu mingid neid enda asju, mis kanaleid ma nagu tahan kasutada ja kuidas ma tahan kasutada ja kõike seda, siis sa proovidki natukene siit ja natukene sealt ja vaatad, mis sind rohkem nii-öelda ma ei tea, siis kõnetab ja siis mingid asjad ma tahaks ümber teha, et siis nii palju kuidagi nagu mõtteid on ja siis jah, sest et pikkade vlogide tegemine on see, et nagu väga palju osa saad nagu näidata oma elust ja ma arvan, et mul jääb alati nagu mingi osa elust, mida ma ei näita ka, sest et ja see ei ole nagu mingi halb pool või midagi, vaid see on pigem see, et mulle meeldib lihtsalt, kui on natukene privaatsuse ruumi ka. Ja ma ei ole endiselt võib-olla harjunud sellega, et ma pean võtma kaamera kätte ja filmima, sest on mingid asjad, mis ma lihtsalt kuidagi nagu tahan olla koha peal või ma ei taha olla telefonis või ma ei taha seda kaamerat nagu tööle panna, et lihtsalt nagu olla, et see saab väga nagu huvitav olema, mis
siin saama hakkab sellega. Jah, ma praegu peas mõtlen, kas on vaja. On ikka, elu on, ma ei tea, seiklus, jäi. Jah, mis seal ikka, ma olen teen trenni ära ja siis paneme selle vlogide ajalikud kokku ja siis vaatame, kui random see tuleb lihtsalt. Ja ma ei hakka mingit fancy neid editeid ka tegema, sest et ma ei tea, lihtsalt las olla toores, vahet ei ole. Sest mul on mingites kohtades on nagu see, et ma hakkasin nagu filmima ja siis ma unustasin ära, et ma peaks filmima ja siis kui ma sinna muusikat asju panen, siis see kuidagi nagu, ta ei jookse kokku ühesõnaga, see lihtsalt on nagu ma kuskil klipis ütlesin, et tere tulemast Austraaliasse.